Tere tulemast kuulama ja vaatama talendikogemuse labori episoodi Vaimne heaolu töökohal ja tere Jutta ja Pille. Tere! Tere! Saate nüüd alustuseks ka ennast natuke tutvustada ja võib-olla just sellest aspektist, et kuidas te selle teemaga igapäevaselt siis oma tööga seotud olete? Mina olen Fonteses, siis igapäevaselt töötan coachi, koolitaja ja konsultandina. Ja puutun kokku eelkõige näiteks juhtidega üks-ühele nõustamises ja ka meeskondadega. Ja midagi teha ei ole, et ikkagi ühes või teises situatsioonis ju kas jääb silma või tegelikult konkreetselt ka probleemina või teemana, mida me käsitleme, ongi siis selline vaimne heaolu või probleemid oma siis tõesti sellises heaolus. Nii et need käivad nagu igapäevaselt läbi tegelikult. Ja. Pille? Ja, mina tegutsen Fonteses psühholoogina, teen psühholoogilisi nõustamisi individuaalselt ja siis väga erineval tasandil töötavate inimestega, et kes siis meile jõuavad. Ja vaimne heaolu on tõesti hästi lai teema, et see haakub väga paljude tööelu aspektidega. Aga sellest vaimsest heaolust tegelikult räägitakse ju palju, eriti just võib-olla noortemate seas, et kõik need kiusamise teemad. Aga miks me täna räägime sellest töötaja heaolust ja mis see olukord üldse Eesti tööjõuturul on? Et kas töötajad tunnevad ennast vaimselt hästi või pigem on see seis ikkagi siuke, et võiks parem olla? Ega Eestit ei saa siis võtta välja kuidagi nagu laiemast kontekstist, et näiteks, et kui me saame võtta maailma tervishoiu organisatsiooni näiteks statistikat, kus tuuakse välja seda, et kui me läheme näiteks sellise tõsise nagu diagnoosi juurde nagu depressioon, mida peetakse siis üheks töövõimetuse nagu põhjuse selles nimekirja topis olevaks. Näiteks see ja tuuaks näiteks statistikas välja ka seda, et ütleme umbes veerand töötajatest on imetanud seda, et ühel või teisel hetkel on neil olnud vaimse tervisega probleeme. Ehk et need näitajad on sellised, mis nagu nõuavad tegelemist või nõuavad tähelepanu. Ja see on ju võib-olla tööandja vaatenurgast ka, et see ei ole ainult nagu, et töötajatel oleks hea ja mõnus töötada, et me ju hoolime on ju inimestest ja soovib, et neil oleks nagu võimalikult hea, aga ka see, et see, kui on vaimse tervise probleemid, alates juba nagu kergematest, ütleme, kui stress on väga tugev ja siis hakkab segama tööd, motivatsiooni hakkab segama, see tähendab, et töö tulemused lähevad alla, kui mitte kohe, siis nagu ajapikku ja ühesõnaga töö tulemused nagu ka kannatavad ja tööandjale toob see palju kulusid kaasa, otseselt ja kaudselt. Et selles mõttes ka tasub kindlasti sellele teemale mõelda. Ja kusjuures tihtipeale ju nähakse nagu otsese kuluna seda näiteks haiguspäevade arvu, et justkui nagu see on nagu üks põhilisi näitajaid, et ta võib olla, aga tegelikult tõesti on ju kaudseid näitajaid ju mitmeid, et näiteks võib kannatada saada suhtlemine näiteks klientidega. Et klienditeenindus võib kuidagi langeda või võib kannatada saada näiteks organisatsioonisisene suhtlemine, näiteks osakondade vaheline suhtlus. Ja kui nüüd selliselt mõelda, siis tegelikult on ju need väga tugevad mõjutajad üldse ju nagu töö tulemusele. Aga neid on keeruline mõõta ja see on ka võib-olla põhjus siis, miks ettevõtted ei suuda neid nii hästi tabada ja nendega tegeleda. Aga kuidas üldse ära tunda seda, et sa ei tunne ennast tööl hästi, et kas on mingid, ma ei tea, testid võib-olla kõige tavalisemale inimesele või mis need märgid esimesed olla võivad, et okei, et nüüd peaks kas hakkama ise tegelema või siis kui organisatsiooni juht näeb, et nüüd on aeg sekkuda? Ma arvan, et see võib tegelikult mõlemalt poolt tulla, aga ideaalis saab ikkagi alguse inimesest endast, et natuke enda tundmist, et kas mul on nüüd mingi näitaja osas võib-olla kehvem olla, et siis tasub seda tähele panna, tasub ennast tõsiselt võtta selles mõttes ja kindlasti endast hoolida.
et see on väga-väga sage ja eriti just nagu ütleme, vaimse heaolu näitajate puhul on ju, et inimesed nagu lükkavad nad kõrvale, sest töö vajab tegemist ja ei ole aega ja kõik muu tundub olulisem. Aga mõtlen, et ka töötaja, inimene ise ei oska nagu ette mõelda võib-olla, et kaugemad tagajärjed on võib-olla raskemad kui see, et ennetada. Jah, ja võib-olla selliste mingite konkreetsete märkidena on ju tihtipeale mingid füüsilised näitajad, näiteks, et ma tunnen kas väsimust või näiteks, et kas on näiteks südame pekslemine või mingid sellised väga konkreetsed näiteks võivad olla sellised füüsilised näitajad, aga võib olla ka näiteks sellised vaimsed näitajad, et ma ei suuda kas keskenduda nii nagu ennem või ka emotsionaalsed näitajad, näiteks, et ma ärritun rohkem või ärritun situatsioonides, kus ma varem võib-olla suutsin rahulikum olla ja mingid sellised võib-olla ja see võib hakata täitsa sellised nagu hiilivalt pihta, kus ma nagu tunnetan mingeid märke, et see on tavapärasest erinev. Aga nagu ma märkangi, et et kõik vist ei ole korras, siis mida tegema peaks? Või kuidas sellega üldse nii-öelda võib-olla siis ravimise või paranemise protsessi alustama peaks ja millised neid võimalusi ja meetodeid on? Ikkagi kõigepealt see kordan, et mida varem tähele panna, seda tõhusam. Et ei ole vaja ravida, vaid võib-olla tõesti isegi need füüsilised pinged, et või sellised valud seletamatud, et võtta paus, puhata, see on nagu universaalne soovitus, et kui on kehv olla, kui on pinged, siis püüda leida olenevalt võimalustest, aga jah, puhke hetki, puhke pause. Ja siis sealt nagu vaadata edasi, et mis siis on, mis mind ennast võib-olla segab, häirib ja mida oleks mõistlik sellega ette võtta. Sest võimalusi on tegelikult väga palju. Ja kui me täna räägime siin sellest, et ongi ju erinevad viisid, et esimene samm võikski olla see, et kuidas ma ise ennast aidata saan, aga mõnikord mul endal ei olegi neid oskusi või ressursse, et siis tegelikult on täitsa normaalne pöörduda ka professionaalide poole. Ja kes sulle siis parasjagu võiks selles situatsioonis sobida, kas on see siis terapeut, kas see on võib-olla coach, kes aitab kuidagi nagu mõtteid niimoodi selgemaks mõelda, kas see on võib-olla meeskonna puhul näiteks superviisor, kes aitab seda meeskonna dünaamikat niimoodi lahti arutada, võib-olla mõnel aitavad sellised meditatiivsed praktikad näiteks teda ennast, ehk neid variante on mitmeid. Aga kui palju ettevõtted üldse sellele Eestis, ma mõtlen, tähelepanu pööravad, et kui paljudel on need oma coach'id, kui paljud suunavad oma töötajaid, et hoia ikka oma vaimsel tervisel silma peal, et mis see pilt praegu Eestis on? Ka pööratakse külgi, ma arvan, et pilt on hästi kirju. Et on igasuguseid näiteid ja me teame, et see probleem on vana, aga lahendusi on alles suhteliselt hiljuti hakatud otsima ja selles mõttes häid praktikaid on õnneks ka. Et ma arvan, et see on teema, ega asjata on ju nüüd see McKinsey vaimse tervisealane raport, mis tuli detsembris eelmise aasta lõpus välja. Selle pealkiri on ka, et vaimne tervis töökohal saabub revolutsioon. Et nad toovad väga hästi välja need jooned, et see on praegu tulemas, see on oluline teema, et kes praegu tegeleb, sellel ilmselt on ka tulevikus nagu paremad tulemused. Jah, ja nagu sa ütled tõesti kirju, et on neid, kes on väga suurepäraselt ja väga tõhusalt tegutsevad ja kui selles mitte ainult suured organisatsioonid või sellised, kellel on võib-olla korporatiivselt juba taustana on sellised praktikad olemas, et kuidas töötajate heaolu eest hoolitseda, aga ka väiksemad organisatsioonid, kes sellele tähelepanu pööravad ja samal ajal on organisatsioone, kus olgem ausad, võib-olla vaatame, et me oleme ajas tagasi rännanud, eks ju, et kus nendele teemadele üldse tähelepanu ei pöörata, nii et need näiteid on nii ja naasuguseid. Et ühesõnaga arenguruumi tegelikult laias pildis on väga palju selle teemaga. Kindlasti on. Võib-olla üks aspekt, mis on ka huvitav siia juurde tuua, on see, et nagu
põlvkondade vahetus tundub, et mõjub ka selles mõttes innustavalt, et nooremad põlvkonnad pigem nagu julgevad neil teemadel rääkida, et sellist valehäbi on vähem ja ka osatakse võib-olla enda puhul märgata rohkem ja juletakse ka tööandjatega arutada või lausa nagu nõuda, et meie soovime, et meid ka toetataks selles vallas. Korraga nüüd tuli mõte. Sellest valehäbist kohe juurde tahtsingi nagu ka, et kes võib-olla kuulab ja mõtleb, et kaasa, et siis see valehäbi ju tihtipeale, kus see võib tulla, ongi see, et aga kas ma ise ei saa hakkama. Aga see ei pruugigi mitte alati sõltuda enda hakkama saamisest, vaid ka tegelikult ju laiemalt organisatsioonist tulenevalt töökorraldusest, kus need stressorid võivad olla kõrgemad. Et vaat seal nagu julgus tegelikult öelda ja märgata, et mis mulle võib-olla ei sobi. Et mis mul seda stressitaset tõstab. Ja ETV-s oli ka alles nüüd hiljuti mingi sari, nüüd täpne nimi ei ole meeles, aga mulle hästi ka meeldis seal üks mõte, mida inimesed välja tõid, et see võiks olla nüüd juba nagu sama normaalne oma vaimsete tervisemurede korral minna tööandja juurde, et mul on haiguslehte vaja kui see, kui sul on palavik ja sa ütled, et ma nüüd jään haiguslehele. Et see kahjuks nagu veel ei ole nii, ongi, ma arvan, see on mõlemalt poolt, et töötajad ei julge, ei taha ja samamoodi ka tööandjate poolt tihti võib tulla selline, et aga et sa ju saad ikka tööd teha, et sul ei ole ju tervis umbes korrast ära. Et ma arvan, siin on mõlemal poolel neid arenemiskohti, aga kui me võtamegi nüüd hästi selline töökoha põhiselt, siis mis need kõige suuremad stressorid seal tavaliselt on, et kas see kipub olema see töökiusamine, millest ka ikkagi räägitakse või olete te oma praktikas näinud, et tegelikult on hoopis teised faktorid? Töökiusamist kindlasti on ka, kas või kui vaadata Eesti on ju Tööinspektsiooni lehelt on ka värvikaid näiteid päris elust, et mis kõik on, ei oskaks ise võib-olla kõike välja mõeldagi, aga ikkagi väga sageli, mis inimeste stressi tekitavad, on sellised üldised töökorralduslikud aspektid, kus on liiga palju ebaselgust, kus rollid on kuidagi liiga ebaselged, ütleme nii, ülekoormus otseselt loomulikult ka, nagu Jutta ütleski, et ega erinevates valdkondades, erinevatel ametialadel ongi see mõnes mõttes koormus ja nõudmised erinevad, aga tuleks nagu vaadata võib-olla kooskõlas, et see inimene, kes seda teeb ja siis tema nagu keskkond ja ütleme need see töö ja need tulemused, mida on veel saavutada, et seal ei ole nagu alati kindlaid juhiseid on ju igal juhul. Mis veel? Kas on kontrolli inimesel nagu oma tööelu üle, et kas mul, see on pigem ka see tunnetus, et kas ma tajun, et minul on ka mingi mõju selle üle, kuidas ma oma tööd teen või ka mida ma teen või kus ma teen. Jah, ja sinna töökorralduse alla käib see ka, et tõesti nagu sa ütled, et see rolliselgus ja see iseseisvuse pool, aga see, et kuivõrd ma tajun, et minu pingutus on kooskõlas tasuga. Ja ega see ei olegi alati väga lihtne seda kooskõlla niimoodi viia või tasakaalu viia. Ja siis on seal ja teise nagu suure plokina on tegelikult selline nagu suhtlemise pool, et kuidas on organiseeritud, et kuivõrd juht suhtleb oma töötajate, kuivõrd ta märkab, kuivõrd ta tagasisidestab, kuivõrd ta tunnustab. Ka suhtlemise alla tegelikult see, et kui toimuvad mingisugused muudatused, kuidas seda kommunikeeritakse, kuidas inimesi ette valmistatakse. Ehk siis selline nagu kommunikatsiooni mõttes turvalise fooni loomine. Ja kolmandaks pooleks on tegelikult see, et võibki olla, et puuduvad nagu endal oskused nagu selle stressiga hakkama saada. Ja märgata tegelikult enda puhul võib-olla neid mingeid muutusi või seda, mis mind mõjutab negatiivselt. Ja siin tuleb ikkagi appi on ju see, kui on ka info, adekvaatne info, et see on nagu kõigile, nii töötajatele kui juhtidele ja siis ka, kui me hakkame mõtlema selle peale, mida siis ikkagi teha saab, on ju, et tegelikult info pakkumine nagu kõigile võib olla väga, väga tõhus. Ma mõtlen ka infot selle kohta, mitte ainult, et mida me siis täpselt saan teha, kui ma tunnen pinget, aga ütleme võib-olla erinevate vaimse tervise probleemide kohta üldse.
et meil ka eesti keeles on väga palju juba nagu infot leida, on ju. Ja suhete koha pealt kindlasti suhted hästi olulised on ju, et ka muidugi kolleegide vahelised suhted, et kas seal on sellist sõbralikku koostööd või on midagi, mis väga segab ja muidugi inimesed tihti toovad välja selle tunnustuse, natuke ka on ju kolleegide poolne tunnustus kindlasti loeb, aga ka siis juhtide poolne tunnustus, et kas mind nähakse, märgatakse, et ma teen nagu midagi, mis on oluline. Jah. Just näiteks konkreetse näitena see töökorraldusliku poole pealt saab tuua näiteks seda, et avatud kontorid, eks. Et on inimesi, kellele need sobivad rohkem, kellele sobivad vähem. Ja samal ajal ikkagi peab säilima võimalus nagu aeg-ajalt nagu eralduda või mingid ruumid, kus ma saan kas siis teha iseseisvalt mõttetööd või kas vajadusel telefoniga suhelda, et mingi privaatsus kuskil peab olema nagu tagatud. Et kas või näiteks see nagu töökeskkond tegelikult, et võib ka olla üheks stressoriks. No te räägite ja toote siin välja väga erinevaid faktoreid, aga mis mina siit võib-olla nopingi kõige võib-olla üldisema välja on ikkagi see suhtluse moment. Et kui ongi midagi sind häirib, miski ei sobi, et sa julgeksid minna rääkima ja kui juht näeb, et mingid asjad ei ole nii hästi, kui ta tahaks, et ta julgeks minna küsima. Et siis juba ilmselt suudaks väga paljud teised murekohad ära lahendada. Aga me enne rääkisime siin ka sellest, et kuidas tegelikult see, kui on vaimne heaolu tööl on nadi, siis see mõjutab ka töö tulemust. Kas ja kui palju üldse on uuritud siis seda, et kuidas see töötaja heaolu ja efektiivsus omavahel seotud on ja võib-olla teil on ka mingeid statistilisi näitajaid välja tuua? Väga häid uuringuid, nagu väga otseste numbritega tegelikult ei ole. Kui nagu vaimsest tervisest üldisemalt rääkida Eestis, siis praegu on käimas esimene uuring, mis peaks 2022 valmis saama, et esindusliku valimiga, et kuidas meie eestlaste seis siis on, aga Sotsiaalministeerium on teinud 2019 vaimne tervis töökohal, kui ma nüüd ei eksi täpse pealkirjaga, et sealt mingid nagu numbrid tulevad välja ja natuke nagu neid näitajaid on, aga nagu alguses ka mainis on ju seda, et ütleme, leitud on, et 5% töötajatest umbes on sellist liigset tööst tulenevat stressi, ka ütleme, närvilisust, see on inimeste enda hinnangul. Euroopa uuringud ütlevad ja sealhulgas ka käivad need Eesti kohta, et ütleme, pooled inimesed tajuvad nagu liiga palju stressi. Ja samas, kui sinna kõrvale panna, on ju see, et miks puudutakse töölt haiguse tõttu, siis nendest omakorda nagu pooled põhjused on just nimelt ka seotud stressiga laiemalt. Et töölt puudumine ja sinna veel saab juurde mõelda selle, et inimesed käivad tööl sellise mitte päris nagu oma heaolus olles ja pealt näha ei paista see välja, aga heaolu kannatab ja töö tulemused ka kannatab. Jah, et tegelikult tõesti, et nii nagu ma alguses ütlesin ka, et osad need mõjurid on sellised kaudsed, mida võib-olla otseselt ei saa nagu näiteks äritulemustesse võib-olla tõlgendada küll, aga on need piisavalt nagu tõsised, mida ikkagi tuleb arvesse võtta ja see, mida me väga konkreetselt, millega me saame arvestada, ongi siis tõesti need näitajad, on näiteks kas haiguspäevade hulk või siis ka see probleemistik. Et need on juba tõsised näitajad. Võib-olla selline vahepealne küsimus, et kuidas teil muidu endal tööelus on, et alati on põnev nagu praktikutelt ka küsida seda, et te tegelete selle teemaga, te teate hästi palju, aga kas ikkagi vahel te olete ka pidanud ennast sellest olukorrast tabama, et ei osanud ikka õigel ajal tegutsema hakata, et võib-olla teistele lohutuseks, et kes tunnevad, et teavad ju ka sellest asjast ja üritavad ja püüavad ja ei õnnestu, et kuidas teil muidu on? Ma arvan, et Pille on siin kõik praktik, mediteerija. Mina ei ole ideaalne, seda ma julgen öelda iga hetk igale inimesele. Sinul tasub õppida. Et minul on küll olnud ja
jaa, aga võib-olla tõesti see on ka selline normaliseerimine on ju, et noh, mina oma elus ja oma tööelus pidevalt tuleb hetki, kus ma tunnen, et minu heaolu on võib-olla puudutatud või alla keskmisega, ma võib-olla olen piisavalt nagu praktiseerinud, et ma oskan seda tähele panna ja sellepärast ma seda ka väga, väga soovitan, et ma näen, et sellel on hea mõju. Ja tähelepanemine ei tähenda ju seda, et ma jään nagu sellesse sisse, et olengi nüüd nagu hästi kurb, et mul on nii või et ma olen hästi ärritunud, aga ma siis nagu toetan ennast. Ja seda ma mõtlen ka tegelikult enese eest hoolitsemise ja enese hoole all, et selline endasse sõbralikult suhtumine on ikkagi nagu baas, sest muidu me ennast ei aita. Kusjuures see on sul hea küsimus, sest kui ma siia tulin ka, siis ma mõtlesin ka, et ohoo, et no vot, et nüüd on siis see olukord, et kus ma räägin nendel vaimse heaolu teemadel ja tegelikult ise ju ka ikkagi tihtipeale juhtub seda, et kus ma mõtlen, et vot nüüd on liiga palju asju on käes ja vot nüüd ma tunnen ennast väsinuna ja kuidas nüüd see juhtus, et mul jälle neid kuidagi kohustusi nii palju on ja siis ma umbes jõudsin selle sama tõdemuseni, et ma loodan, et ma olen enda jaoks nagu kuidagi õppinud märkama ja üks oluline õppekoht on olnud ka see, et vajadusel öelda mingitele kohustustele ka ei, kas siis nagu püsivalt või ka sel hetkel, et praegusel hetkel ma ei saa ju rohkem nagu juurde võtta. Ja näiteks see on ka üks, mida mina oma töös näen, ja eriti selliste elukutsete puhul, kus ongi tegeletakse inimestega, et see aitamise ja toetamise soov võib olla nii suur, et siis mingil hetkel seal nagu seda piiri tõmmata võibki olla nii keeruline kuni sinnamaani välja, et tegelikult enda heaolu arvelt. Nii et ma saan täitsa ausalt öelda, et ma ise ka ei ole ju tegelikult kuidagi või olen ikkagi nagu ka puudutatud nendest teemadest ja ikkagi pean tegelema iseendaga kogu aeg. Ma ise ütleks ka seda, et isiklikult, kas mul siis endal tööelu pool või siis eraelu pool, et kui ei ole vahepeal neid negatiivsemaid hetki, siis tundub nagu, et midagi on valesti. Et ma ise hästi usun liiga seda, et peab olema nii seda positiivset poolt kui negatiivset poolt. Ja kui sa selle nagu negatiivse poole läbi elad, et ega see ju ka kasvatab ja muidugi sellel negatiivsus on et kui negatiivne ta on, et eks seal ole ka see oma piir. Aga kui ta ongi selline võib-olla siuke kerge stressi hetk, et ongi suur koormus, aga hiljem see nauding, kui sa selle kõik tehtud ikkagi said ja sealjuures nagu oskasid ennast hoida ka ikkagi, et jah, oli keerulisem hetk kui muidu, aga see nauding hiljem, et mis ma nüüd saavutasin, on minu arust nagu palju erilisem, kui see oleks tulnud kuidagi lihtsalt ja loomulikult. Aga see võib-olla kusjuures ongi oluline koht ka jällegi, et kes kuulab ja mõtleb nagu nende teemade osas enda kontekstis, et see, et kui mul on mingisugune väljakutse, et kus ma tunnen, et see on nüüd küll piiri peal, et ma ei tea, kas ma saan sellega hakkama, et veel öö enne närvitsen näiteks, eks ju, ja olen ikka piisavalt pinges, et siis see võib olla selline nagu ka selline terve väljakutse, et see ikkagi paneb mind nagu täiesti pühenduma ja kõik minu energiavarud võtab kokku, aga kui see tunne on pikemaajalisem ja ma pidevalt ja pikaajaliselt tunnen seda, et minu jõuvarud on kõik ikkagi maksimaalselt ja veel rohkem ära kasutatud, et siis see on juba ohukoht. Et kui seda on ikkagi väga pikaaegselt, eks see võiks üks indikaatori olla tegelikult. Ja see on tegelikult hästi hea, et see meil jutuks tuleb, et kindlasti peaks kõlama ja jääma, et igasugune stress on kuidagi halb, stress on hästi normaalne funktsioon ja meil on teda väga vaja. Ja tõesti ta on seal taga, kus me nagu pühendume, teeme midagi põnevat, väljakutseid võtame vastu, seal on ju stressihormoonid meile abiks on ju, aga et kui läheb üle piiri või liiga pikalt, siis on vaja hakata midagi nagu tagasi tõmbama. No siin lõpupoole nüüd võtakski ette 2 sellist küsimust, mis mõlemad võiks olla täis teie erinevaid soovitusi ja nippe, kuidas siis enda vaimset heaolu tagada. Et esimene olekski, et mida iga töötaja ise saaks ära teha?
Jah, et hakkame siis otsast liikuma, et tegelikult kõige esimene asi ongi see märkamine. See, et ma märkan, et oot-oot-oot, et kuidas ma ennast praegu tunnen, kas see on tavapärasest erinev, kui see on ka erinev, ahah, okei, see ongi mul praegu selline oluline periood, aga tõesti seesama, aga see on kestnud juba pikka aega näiteks. Et siin on juba midagi kummalist sees, et kõige esimene ongi see märkamine, et kas on midagi teistsugust. Ja siis sealt edasi ongi see, et kui ma märkan, et nagu sa isegi tõid välja, et aga ma räägin sellest. Võib-olla mul on keegi usaldusisik, kellega ma saan rääkida, võib-olla toon välja oma juhile mingisugused murekohad. Ma ise ei pruugigi teada võib-olla alati neid lahendusi, aga koos juhiga võib-olla on võimalik neid välja mõelda. Ja siis sealt kõrvale tõesti on, et kellel, mis võivad olla tõesti sellised praktikad, et kellel meditatsioon, jooga või sellised mindfulness tehnikad, kuidas see eesti keeles ongi need mindfulnessid? Meil on see palju nimed, teadvelolek, kohalolek. Jah, kohalolek ja sellised nagu tehnikad, et mis sind võivad nagu aidata, et tegelikult need on reaalsed nagu enda sellised abimehed, on ju. Ja no mis siis veel? Mida veel saaks? Lihtsalt lisaks siia juurde on ju, et jaa, et mitte liiga kaua oodata, et kui on juba mingi nagu kahtlus, et midagi ikkagi nagu ei klapi või midagi tuleks enda jaoks teha, et siis mitte oodata, et kuni läheb see pall nagu liiga suureks, et ei jaksa enam veeretada, et jagada esialgu võib-olla mõne lähedasega arutada, sealt saab tagasisidet, on ju, et ma olen ka märganud või pigem see, et see lihtsalt, et see läheb varsti mööda, on ju. Ja kindlasti ka tõesti töökohal nagu rääkida inimestega, keda usaldad või kellest võib abi olla, on ju probleemi lahendamisel, et mitte nagu hoida seda liiga kaua endas. Ja täiesti normaalne on see, et on mingisugused erakorralised olukorrad, kus ma ei saagi ise hakkama või et lihtsalt mu ressursid on nii nagu lõpukorral, eks. Et siin mõni aeg tagasi just suhtlesin, oli ka minu juures käis coaching ul ja ta ütles, et see tööstress, aga lisaks on nagu kodused ja muud pinged ja situatsioonid, kus ta praegu lihtsalt tunneb, et ta lihtsalt ei saa omadega enam hakkama. Lihtsalt ei tea enam, kust alustadagi üldse. Ja tegelikult me reaalselt siis rääkisimegi sellest, et milline terapeut teda praegu võiks aidata. Et see, et pöörduda näiteks psühholoogilise nõustamise poole võib mõnikord olla täiesti normaalne abivahend, mida kasutada. Ja just ka psühholoogile, terapeudi või nõustaja juurde minekuks ei pea nagu liiga kaua ootama, selles ei pea olema väga-väga valus, vaid võib minna ka arutama selle üle, et kas on vaja midagi teha või on tegelikult kõik hästi. Et seda nagu liiga palju peljata ei ole vaja. Ja siin nagu tahaks ka kuidagi seda rõhutada, et näiteks juhtide puhul ka, et tihtipeale juhid endale seavad ka väga kõrged ootused, et näiteks selles rollis alustades, et ma pean ju väga hästi hakkama saama ja siis lasta see asi nii kaugele, et kus tegelikult on tõesti need pinged üle pea juba nii-öelda kuhjunud, et siis ongi ka normaalne seal tegelikult aeg-ajalt võibollagi arutada ka psühholoogilise nõustajaga, et kuidas mul läheb. Võib-olla õppida mingisuguseid ka selliseid enesetõhususe nippe nii-öelda ja see võib ka täitsa olla sellise enesehoole ja enesehoolitsuse nagu üks osa. Aga kuidas organisatsioonid või juhid ise saaks seda heaolu töötajate puhul toetada? Üks muidugi on see, et kõigepealt enda heaolu eest ka seista, et mitte arvata, et see ei ole oluline või et sellega ei peaks tegelema, et siis saab ka eeskujuks olla, et seda tuuakse ka tihti välja, just ka uuemad praktikad on ju, et kui juht näiteks avatult räägib sellest, et kuidas temal on või kas või seda, et ta näiteks toetab puhkuste väljavõtmist või siis vastandina on, ütleme, töökultuur, kus kes nagu puhkab või rohkem puhkab, kuidagi nagu ei viitsi tööd teha. Et see on ütleme sellise üldise töökultuuri ja õhkkonna loomine ka. Ja kui mõelda nendele lahendustele, siis et
kokkuvõttes ikkagi on see oluline, et ei ole ainult töötaja ja ei ole ainult on ju juht või tööandja see, kes peab lahendama või ka saaks seda teha, vaid see koostöö seal mõlema poole vahel annab ikkagi kõige paremaid tulemusi. Et mõlemalt poolt sellist avatust, tahtmist midagi teha ja siis sellist kokku tulemist ja siis leitakse ka alati mingid võimalused. Jah, ja kui mõelda selliselt, et nagu me ütlesime ka, et ei tahaks, et kõlama jääks justkui, et stress oleks ainult negatiivne, siis tegelikult ega töö ja tööelu ei ole ju nagu alati sellise nagu negatiivse kuidagi nagu varjundiga või et ikkagi nagu töös on ju palju positiivset, et meil on võimalik nagu ennast teostada selle läbi, võib-olla siis nagu kõrgem enesehinnang, võib-olla ka positiivsed sellised suhtlussituatsioonid, mis ma saan, rääkimata siis ka tegelikult sellest tasust, mis ma saan, eks ju, läbi töö ja et kõik need positiivsed tegelikult ja siis mõnikord võivad need situatsioonid minna lihtsalt selliseks, et on vaja nagu ümber hinnata. Ja siin võibki abi olla sellest, et näiteks töö disainimine selliselt, et mis vastaks rohkem selle töötaja ootustele, oskustele ja ka karjäärisoovidele. Tõtt-öelda, ega jah, alati organisatsioonides seda disaini võimalust võib-olla nagu ülemäära palju ei ole, aga siiski seda teinekord võib abiks olla juba väga pisikene muutus, et kuulata ära, mis on need selle töötaja soovid, mõtted ja võimalusel seda tööd selliselt disainida. Et need võivad olla väga pisikesed muutused tegelikult, et kuidas töötaja saab oma mingisugust kirge või oskust rakendada ja ära kasutada selles konkreetses töösituatsioonis näiteks. Ma ise teen seda, et osadel ettevõtetel on seal töötervishoiuarsti juures käimine kohustuslik. Ma muidugi nüüd nii täpselt ei tea, kas see hõlmab ka mingit vaimse tervise kontrolli, võib-olla mingid küsimused seal on. See on ka erinev, et paketi suurus ja mis seal sees on, et võib-olla, aga ei pruugi. Aga et ma mõtlen seda, et võib-olla ettevõtetel, kes on sellised, võib-olla, kuna see teema tegelikult, selle käsitlemine on selles mõttes selline uus asi, et kes on sellised uuemeelsed, et ka oma töötajate alguses võib-olla sihuke vabatahtlik sunniviisiline saatmine, et öeldagi, et sul on võimalus ettevõtte kulude nagu korral minna sinna psühholoogi vastuvõtule, minna rääkima, et muidugi sa ei saa sundida, sest kõik ei taha ju rääkida, aga lihtsalt võib-olla ise teha see esimene samm organisatsiooni poolt ja suunata ja pakkuda seda võimalust. Võimalust pakkuda küll ja see annab jälle ka teatud signaali, et me üldse, et me räägime, et me tunnistame, et see on ka kõik nagu olemas ja ta ongi nagu igapäevaelu osa, et kui vaja, lähen ja leian on ju tuge ja on ka ettevõtted, kes koha peal on ju pakuvad erinevaid teenuseid, mis sellist psühholoogilist heaolu toetavad, et kas need on coach'id, nõustajad, psühholoogid või midagi hoopis muud, jälle mis nagu sobib ja mis võimalik on, tasub alati ka oma töötajatega rääkida, et mille järgi võib-olla neil nagu vajadus või soov ka on ja siis vaadata, et mida võimalik on teha või siis pakkuda väljaspoolt teenust, et päris palju ettevõtteid on ju, kellel on nagu lepingud erinevate nõustajate, terapeutidega ja just see inimene soovi korral, et tal on see nagu lihtsamaks tehtud. Võib-olla tal on, kui koha peal toimub, siis on nagu ajakokkuhoid muidugi ka ja see lävi on võib-olla nagu väiksem või kas toetatakse osaliselt või täielikult osalemist ja ka jälle selline usalduslik õhkkond, et lubatakse käia. Ei ole võib-olla tööandjal alati vaja ka teada, kes käis või miks täpselt, aga toetatakse. Ja lisaks sellele, nagu sa ütled, et selline nagu kuidagi vaimse tervise nagu selline nagu audit või et vaadata, et kuidas kellegi läheb, on tegelikult ka ju võimalus või võimaldada siis inimestel ennast harida sel teemal.
ja seda, kusjuures me Villega siin tõdesime eriti nüüd eelmisel kevadel selle viiruslaine nagu alguses, kus oli väga palju selliseid organisatsioone, kes võtsid endal selle südameasjaks ikkagi pakkuda oma töötajatele sellist nagu tõesti ennast harida nende sellistel teemadel siis nagu selline psühholoogiline vastupidavus ja tõesti sellise nagu stressiga toimetulek ja sellise määramatusega toimetulek ja tegelikult see võibki olla, üks formaat võibki olla täitsa selline koolituse formaat, kus ma siis saangi kõigepealt õppida ära tundma ja teiseks siis võib-olla ka õppida mingisuguseid tehnikat, siis täiesti normaalne võib olla see, et ma ei olegi selliselt mõelnud või ma ei teagi, mida sellises olukorras teha. Nii et jah, tõepoolest, et täitsa üks vahend on konkreetselt selliste koolitusformaadi pakkumine inimestele. No väga palju häid mõtteid käis läbi ja ka väga praktilisi nippe. Kas teil on nüüd lõpetuseks veel mingi sõnum saata meie kuulajatele, vaatajatele, et miks selle teemaga ikkagi siis kas organisatsioon või inimene ise peaks tegelema, mingid lõpumõtted? Minu jaoks on see kuidagi nagu selliselt, et miks ei peaks. et lihtsalt see on nagu tänapäeva maailmas, kus me mõtleme selliselt, et kus meil kas või nagu tehnoloogilises mõttes neid muudatuseid tuleb nii palju ja kus meil paljudele enamasti töökeskkond on seotud sellise intensiivse suhtlusega, siis kuidagi selle nagu selline kõrvalnähe võibki olla see, et mu mingi pingetase on võib-olla pisut kõrgem. Ja sealt on täiesti loomulik ja täiesti normaalne, et me sellistel teemadel räägime ka. Ja ikkagi see, et vaimne heaolu ei ole ainult see, et meil ei ole mingit probleemi või häiret, aga vaimne heaolu on hästi seotud ju tööga, et kas ma rakendan oma võimeid, oma potentsiaali ja nagu me rääkisime ka, et tööelu pakub väga palju oma nagu potentsiaali rakendamise võimalusi, tähendusrikast suhtlust ja palju muud, et tasub hoida ennast töökorras. Et ühesõnaga need, mis me siin oleme kõik, see millest me oleme kõik rääkinud, need võtted ja võimalused ja nii edasi, et kuidas ennast aidata ja kuidas organisatsioonid saavad inimesi aidata, siis tegelikult seda me Fonteses teeme ja mõtleme kaasa, nii et võtke ühendust ja mõtleme läbi, et kuidas organisatsioonist siis tervikuna inimesi selliselt heaolu poole suunata. Mm-hmm. Ma arvan, et see ongi hea. Et aitame läbi mõelda, et see ei pea esialgu olema on ju väga kohe konkreetne küsimus, aga kui on tahtmine midagi teha oma töötajate vaimse heaolu heaks, siis me aitame mõelda, disainida neid sobivaid viise. Väga hea mõte siia lõppu, aga mul on väga hea meel, et te tulite sellest teemast rääkima. Ja loodame, et Eesti saab olla selles tabelis seal eesotsas oma heade tulemustega ükskord, kui need suured uuringud tehakse. Ja kohtume järgmises saates.